Tere päevast siis linnavolikogu liikmed. Kohale ma nüüd kolmi. Võtame kahelt selja. Kohal on siis 15 linnavolikogu liiget. Puudu on Irina Tšupenko ja Tatjana Paglaeva. Paglaeva on siis teadnud, et ei saa tulla, ta on mingis kursis. Matkused, jah. Enne päevakorra juurde minekut, kas on avatusi ja tahtmist linnavolikogu liikmetel? Üks ettepanek tuli eelarvekomisjonilt, aga selle loeme siis, kui on sinna jõudnud. Parandusettepanekud on mul eelnõudele, aga need on vist ka eelnõudele. Jaa, andke eelnõude juures. Et linnavolikogulle on esitatud siis 7 päevakorrapunkti, mis on teie ees. Et enne päevakorra kinnitamise juurde minekut, kas linnavalitsus soovib? Meil on jah ettepanek seoses esimese päevakorrapunktiga ja meie ettepanek on siis antud päevakorrapunkt päevakorrast maha võtta puht sellepärast, et ei ole veel sõlmitud materiaalne leping selle planeeringu elluviimiseks. Et viimasel hetkel saime teada, et notar ei jõua selle lepingu projekti lõppmist siis ära valmistada ja seetõttu on mõistlik selle punkti maha võtta ja edasi lükata. Et siis jääb järgi meil 6 päevakorrapunkti. Esimene läheb ära. Üle lugame hakka, kõik näevad ise. Et teen ettepaneku antud päevakord kinnitada, palun märku anda, kes on selle poolt. Kõik. Aitäh. Päevakord on kinnitatud. Läheme esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on siis Narva-Jõesuu linna 2021. aasta eelarve esimene lugemine. Ettekandjaks on Rene Koosala. Eelarveprojekt on koostatud lähtudes meie arengukavast, eelarvestrateegiast ja muidugi finantsolukorrast. Eelarveprojekt koosneb põhitegevuse tuludest, põhitegevuse kuludest, põhitegevuse tulemist, finantseerimis- ja investeerimistegevusest ning likviidsete varade muutusest. Ja info osa on väljaminekute jagamine tegevusalade lõikes. Põhitegevuse tulud. Kokku planeerime 7 218 736 000 eurot ja see on vähem kui sellel aastal 6% võrra. No põhjuseks on kriis, koroonaviirus. Ja seoses sellega langeb tulumaks, seoses töötute arvu suurendamisega. Mis puudutab riigieeraldisi, siis riigieeraldised ka langevad võrreldes selle aastaga. Üks põhjus selleks, et sellel aastal eraldati riigi abi tulubaasi stabiliseerimiseks. Järgmisel aastal ei saa riigi abi. Teine põhjus, et langeb elanike arv, seoses sellega me võime meie tasandusfond võib langeda.
Mis puudutab toetusfondi, seoses õppelaste arvu langemisega vähenevad vahendid hariduskuludest. Aga riigieraldised täpsustatakse, need on esialgsed andmed. Muud tulud on ressursitasud, viivised ja trahvid. Planeerime 3% võrra vähem, kui võime saada sellel aastal. See on seotud ressursitasudega ja ressursitasud sõltuvad põlevkivi energeetika tulevikus. Tulud kaupade ja teenuste müügist planeerime suurendada, sest järgmisel aastal planeerime metsaraieõiguse võõrandamist 2 aasta eest. Kokku eelarveprojektis on ette nähtud 150 000 eurot. Kõik, mis puudutab põhitegevuse tulusid. Põhitegevuse kulud. Kokku on planeeritud 7 039 284 eurot. Sealhulgas kasutamata vahendid moodustavad 125 935 eurot. Summa ka täpsustatakse. Ilma kasutamata vahenditeta põhitegevuse kulusid ei suurendata. Koos suurenevad põhitegevuse kulud 2% võrra võrreldes selle aastaga. Eelarve eelnõus on planeeritud reservfond. Reservfond moodustab 0,05% põhitegevuse kuludest ja summas 35 000 eurot. Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja kulude vahe. Põhitegevuse tulem on positiivne 179 452 eurot ja põhitegevuse tulem kattab võlateeninduse kulud täisulatuses. Võlateeninduse kulud on pikaajalised kohustused, mida me tagastame järgmisel aastal, pluss intressid, aga muidugi väga väike. Eelarve maht on üle 10 miljoni euro, sealhulgas üle 30% moodustab investeerimistegevus. Investeerimistegevus. Kokku on planeeritud miinus 1 018 873 eurot. Miks miinusega? Siis linn planeerib rohkem kulutada, kui saada teistest allikatest. Teistest allikatest planeerime saada üle 2 miljoni euro. Planeerime kulutada projektidele ja investeerimisobjektidele üle 3 miljoni euro. Samuti on planeeritud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks ja kokku summa 93 000 eurot. Ja mis see on? Sealhulgas korteriühistute ja eramajade toetamiseks 40 000 eurot. Toetus monoliitkai paigaldamiseks 13 000 eurot. Kaasavaks eelarveks 30 000 eurot ja hajaasustusprogrammi kasutajatele toetus 10 000 eurot. Ja investeerimistegevustes planeeritakse finantskulud, intressid. Finantseerimistegevus on pikaajaliste kohustuste võtmine ja tagastamine. Järgmisel aastal pole kavas võtta uusi laene, planeerime ainult tagastamist ja summa on 151 181
eurot tagastame Danske Banka laenu pluss bussi liisingu osa. Likviidne vara. Selle aasta lõpus eeldatavs kasutamata jääv või vaba jääv on 2 335 075 eurot, millest umbes 2 miljonit suunatakse investeerimistegevuse katmisele. Järgmise aasta lõpuks eeldatavs kasutamata jääv on 393 864 eurot. Netavõlakoormus on eeldatav, netavõlakoormus on 33% lubatud piirmäärast ehk 2 496 906 eurot. Esialgsetel andmetel meie individuaalne piirmäär, netavõlakoormuse piirmäär on 100% põhitegevuse tuludest ja eeldatav vaba netavõlakoormus on üle 5 miljoni euro. Mis see tähendab? See tähendab, et järgmisel aastal me võime võtta üle 5 miljoni laenu, aga kahjuks põhitegevuse tulem näitab, et meil pole katmist. Sest kui me võtame, siis meil pole raha tagastada, katta laenu. Eelarveprojekt täidab kõik finantsdistsipliini meetmeid. Esiteks on, et linn ei ületa lubatud, netavõlakoormuse lubatud piirmäär ja teine, et tegevuse tulem on positiivne ja katab planeeritud võlateeninduse kulud täies ulatuses. Kõik. Aitäh ettekandjale. On küsimusi? Et tegemist on esimese lugemisega. Et kui küsimusi ei ole, siis teen ettepaneku lõpetada esimene lugemine ja anda siis aega 13. jaanuariks tähtaeg. Et siis saab uuesti tulla volikogusse tagasi. Ja muudatusettepanekute tegemine. Et panen siis käesoleva eelnõu hääletusele, kes sellega nõus on, kui praegu näeb. Minna. Me hääletame. Aitäh. Kõik on poolt. Seega eelnõu vastu. Ja tähtaeg on 13. jaanuar. Et komisjoni esimehed, kui nad leiavad, et midagi vaja veel teha siin ettepanekuid parandusi, siis tehti seda selleks kuulda. Kaare, ega eelnõu pole esimene vastu võetud eelnõu esimene lugemine? Esimene lugemine, jah. Lõpetasime esimese lugemine. Järgmine eelnõu meil on siis Narva Jõesuu linnale kuuluv vara, milleks on tehnika võõrandamine otsuskorras ja ettekandjaks on linnapea Martin Villiga. Tere päevast minu poolt kõigile. Põhimõtteliselt tegemist on sellesama eelnõuga, mis oli siin menetluses ka eelmisel istungil ja vahepeal ei ole midagi oluliselt siin muutunud. Otsuse eelnõu jäi põhimõtteliselt samaks ja otsuse sisu on siis tehnika, linna omandis oleva tehnika võõrandamine kommunaalettevõttele. Tehnika nimekiri on siin olemas. Ja väärtust samuti. Mul endal rohkem pole midagi, mis lisada. Küsimus ettekandele, palun. Liina, palun. Mul on üks parandusettepanek. Õiguslikud alused lõige 5. Seal on puudu tegusõna.
Kus kohas? Kus kohas see näiteks? õiguslikud alused lõige 5. Narva-Jõesuu linnavalitsusel puudub otsene kõnealuse tehnika kasutamise. Mis asi puudub? Huvi või vajadus, jah. Kuna seda kasutab ja on alati kasutanud meie kommunaalettevõtte. Sinna tuleb tegu sõna panna. Kasutamise vastu puudub otsene huvi, kuna see on niikuinii munitsipaalettevõtte kasutuses. Sidevalt. Siis samas punkt 3.2, viimane lause. See ei ole majanduslikult põhjendatud, arvestades rendilepingust saadavat tasu. Palun selgitust, mis rendilepingust on jutt? Kus kohas on? 3.2 punkt viimane lause. Ja, hetkel on ju sõlmitud tehnika rendilepingud. Kas firma maksab renti nende tehnika ette? Midagi nad maksavad minu teada, jah. Kas rahandus teab, maksavad renti? Kas Narva-Jõesuu kommunaal maksab renti tehnika kasutamise eest? Jah. Aga kulusid... No kulusid kannab jah, aga tehnika eest renti ei maksa. Tähendab, see lause ei ole nagu täiesti ilma mõtteta sel juhul. Võib ära võtta. Ega sisu sellest ei mõtle, et see on niikuinii juba mainimist otstarbekas, kuna linnal otseselt puudub igasugune huvi selle tehnika ja, mul on ettepanek need 2 parandust teha. Sisu ei mõtle. Et tee need parandused ära, siis kui oluliselt nagu eelnõu ei muuda. Ja siis punkt 3.3. Kuna märgitud seadmete kasutamise näol ja nii edasi on tegemist vabaturu tingimustes toimuva majandustegevusega, siis ei ole vara linnale vajalik ja on otstarbekas hooldamise jätkusuutlikkuse tagamiseks vara võõrandada otsustuskorras seadmete senisele haldajale AS Narva-Jõesuu kommunaal. Ma ei leia siin mitte mingisugust loogikat. Aga eriti juhul, Siin see on nüüd poleemikaks, see ei ole parandus. Parandus on 3.2 järel. aga poleemika mingi kohta. Poleemika on 3.3 kohta. Ma leian, et siin ei ole mitte mingisugust loogikat. 3.3 minu arust ei ole korrekt. 3 on olemas, vaata ekraani. Aha. Nad ei ole numerikud, jah. Ma ei leia siin loogikat, sest linn annab kas 9 euro eest või muidu ära aktsiaseltsile vara, mille jääkväärtus on 33 578 eurot ja 52 senti. Sellega langeb linna väärtus, rahaline väärtus. Ja mul oleks huvitav teada, kas need varad antakse üle jääkväärtuse või toetusväärtuses? Jääkväärtuses. Ja samas ostab linn nende samade seadmetega tehtavat teenust selle aktsiaseltsi käes. Ma tahaks teada, kas see on ja kuidas see on majanduslikult põhjendatud. Aga kommunaal, nagu ma ütlesin alguses, kommunaal niikuinii kasutab selle tehnika ja on alati kasutanud. Mis sellega siis muutub? Kui ta kasutab seda muidu, siis järelikult tehnika kasutamise eest ta ei saa linnalt renti või tähendab nagu juurdemakset või linnale osutatava teenuse eest hinda tõsta. Aga kui ta hakkab seda kasutama vara kui enda vara, siis ta saab varakulumi eest linnalt nõuda tasu. Kuidas ta saab meilt midagi nõuda, kui tehnika antakse sinna üle, ma ei saa aru? Võrrandatakse tehnika neile, nemad kasutavad, nemad kannavad kõik need kulud, mida nad meilt hakkavad. Nemad kujundavad oma hinda, kui ta seal on kõik hinnad. Kui ta kujundab oma hinda, teenuse hinda, siis ta arvestab sinna ka tehnika kulumi. Ja linn hakkab siis maksma aktsiaseltsile teenuse eest kõrgemat hinda. Okei, aga kui praegu toimub mingisugune avarii või remont või rikke, kes siis kannab need kulud praegu? No oleneb, kus see toimub. Kommunaal kannab reaalselt. Nad praegu arvestavad ka nende võimalike kuludega, kui nii võtta.
ma ei tea, ma ei ole näinud seda rendilepingut, mis tingimustel see vara kommunaalile rendile anti. Kui ta anti sellistel linnale kahjulikel tingimustel, siis see on lihtsalt kahjurlus. Ma ei oska siin seisukohta. Tingimused võivad kahjulikult olla, et teed on hooldatud, palju sa oled saanudki, see ongi meie otsene kasv, mis on seotud selle tehnika kasutamisega Narvese kommunaali poolt. Ei, me võime siin pikalt diskuteerida, aga ma ei näe nagu vaja. Ma lihtsalt tegin teatavaks oma arvamuse selle otsuse eelnõu kohta. Jah, aga aitäh. On veel küsimus? Mina taandan ennast järgmist. Ja Kiin taandab ennast. On veel küsimus ettekandjale? Riiki palun? Tähendab, ikka küsimus jah, et ma ei leidnud kahjuks millegi pärast, nüüd siis ma olin lohakas siin oma dokumentidega, et millal nad rendile anti. Tähendab, hea küll, las need inimesed otsivad, et mulle tundub, kas seal samas otsuses ei peaks olema selle rendilepingu või selle tühistamine. Siin on 2 varianti, võib selle punkti juurde lisada, variant 1, variant 2 on see, et minu teada see läheb automaatselt tühistamist. Okei, no kui juhin tähelepanu, eks ole, aga vastuseks Liina küsimusele, mina saan küll nagu teistmoodi aru, kui sulle vastati. Sa küsisid, kas läheb üle jääkväärtusega, ei lähe jääkväärtusega üle, siin on mustvalgelt kirjas, et 1 euroga iga jubi müüakse, siis 9 euroga. Et jääkväärtus on lihtsalt teadmiseks meile, et nad on linnad sellise varaga, et ega kommunaal temal ei lähe siis... Aga kuidas kommunaal võtab nad arvele? 9 euro eest? Terve paketi seadmine. Võib olla. Ma ei usu ainult, et raamatupidamine sellega nõus. Kui neil midagi teha ei ole, siis nad võivad lasta ära hinnata, kulutada selle peale raha ja siis väärtada, aga see on mitte midagi. Lihtsalt ma tahtsin öelda seda, eks ole, et seal natuke üleval pool on kirjas, mis need jääkväärtus praegu linnaraamatupidamisel nagu üle lähevad, nad on ju meil esitatud, et eurotükk. Või muidu? Muidu ei saa vist. Ma pean alati müüma. Aga ei tea. Aga miks siis eelnõus on mõlemad variant? Ei ole üks variant. Eurotükk. Sa lihtsalt teadmiseks üleval enne otsust, et need jubinad nii palju on arvel. Lihtsalt küsimus on selles, kuidas nad nii kallid saavad veel arvel olla, peaks nagu odavalt olema, see on teine teema. On veel küsimus ettekandjale? Ei ole. Tiina, oled sa valmis hääletama? Juba. Aitäh ettekandjale siis. Panen siis Ma tahaks teada, kas need parandused läksid sisse või? Eret lubas. Ei, siin ei ole see lause parandus läks küll. Sõna läks lausesse sisse. Ma arvan, see sõna tehti ära parandus. Õiguslikud alused 1, 2, 3, 4, 5. Lõige, viimane lause. Arvestades rendilepingust saadavat tasu. Kas sul ei ole seda selle? Kas need ei ole need eelnõud, mida meile saadeti? Ikka saavad. Nad ei ole vahepeal muutud. Minu oleks kindlasti parandanud seal vahepeal midagi. Joo. Paistab, et Tiina saab maastat ise korda. Panen siis käesoleva eelnõu siis hääletusele. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Nelised on poolt, kes on vastu? Mina olen vastu, sest otsuses on siin ikkagi kirjas. Üle anda tasuta või hinnaga 1 euro. 40 poolt, 1 taandas ja Liina tegi vastu. Mina olen vastu. Liina vastu. 14 poolt jääb ja vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on meil siis Narva-Jõesuu linna põhimääruse muudatuspakett. Ta on avavalt öelda, et antud põhimäärust menetleti 8 kuud. Väga aktiivselt võtsid osa volikogu liikmed Inge, Kai, Heiki, siis oli Veronika ja Monika. Ja Raida ka. Kõiki nende arvamuste najal pandi niisugune uus põhimäärus nagu kirja
nüüd on teie ees tähendab. Et kas me oleme valmis selle vastu võtma sellisel kujul, nagu ka praegu hetkel on? Et esitage küsimused mulle. Eiki Paul. Ei ole veel valmis. Ausalt öeldes ei jõudnud, ei saanud aru üldse seda läbi töötada, kas fraktsioonid arutasid seda? Ta läks fraktsioonidel laiali. Või? Minu arust ta läks meile. Fraktsioonid arutasid seda põhimäärust? Aga teda ei jõutud küll kuigi palju arutada minu meelest. Ja mina sain ka viimasest eestseisusest nii aru, et me võime seda täna arutada, aga vastuvõtmisega edasi lükata. Aga mis oleks see uus tähtaeg, kui me võiksime seda arutada? Liina Paul. Mul on esiteks parandusettepanek sinna, 2 parandusettepanekut sinna põhimääruse eelnõusse ja siis mul on küsimus suurele ringile. Kas kõik lugesid lõpuni läbi selle põhimääruse eelnõu? Ei. Tähendab, eestseiluses ma andsin edasi nagu meie fraktsiooni liikmete, sest me arutasime ja meie fraktsiooni liikmed ütlesid, et nad sooviksid tegelikult näha seda niisugusel kujul ka, et seal oleks näha nii vana tekst kui uus tekst, eks ole. See nagu arutelus tuli esile. Siis ütles volikogu esimees, et kuidas see oli meil eestseisuses? Et see oleks liiga mahukas võib-olla panna niimoodi nad otseselt kõrvuti, et võtame ta vastu siis terviktekstina, mitte üksik parandustena, aga et kuna linnasekretär on korralisel puhkusel ja tegelikult igasuguste muudatuste tegemine eeldaks ka linnasekretäri nii-öelda seisukohavõttu, et siis me võime täna ka arutada ja arutelu katkestada, et suunatada järgmisele korrale, kui linnasekretär on olemas. Eestseisuses mäletan ma nagu sellist kokkulepet. Aga kas me jõuame nüüd jaanuarikuust ikkagi nii kaugele, et võtame ta vastu? Aga miks ei jõua? Tähendab, minu küsimus on nagu see, et see ei ole nüüd esimene küsimus 2 või ettepanek, et kui see on nüüd see samane viimane tekst, sellepärast, et siin on niivõrd mitu varianti käinud, et mida sa siis lõpuks loed, kui see on nüüd see, eks ole, et siis nagu see veel uuesti üle vaadata. Siis okei. No, aga seal oli see värviline asi ka, et mis asja nüüd siin, mida võrrelda? Tumendus tekst pidi olema ettepanek. Pidi olema. On olemas, jah. Et see, et ta on käinud aja jooksul nii mitmed versioonid, ongi tekitanud nüüd küsimusi, et kuigi asja on fraktsioonis alustatud, ei saa ka fraktsiooni liikmed aru, kas me oleme seda arutanud, sest me oleme nii mitu erinevat versiooni. Ma tahaks jätkata, kui tohib. Jah. Miks ma esitasin selle küsimuse? Ma esitasin selle küsimuse sellepärast, et selles viimases, kui see on nüüd viimane, tähendab meile saadetud viimases variandis on eelnõus 2 viga, mida ei ole parandatud. Ja mida esimene on nii, põhimääruse paragrahv 25.3, mis on otse vastuolus KOKS-iga. Aga kas sa saaksid teha kirjalikult, sest muidu... Jaa, ma tegin kirjalikult. Hakkame lappama terve seda põhimäärust läbi, siis istame hommikul. Ja ma kirjutasin välja ka KOKS-i paragrahvi, mis on paragrahv 26 lõige 2, mis sätestab, kuidas volikogu liige saab vastused kui kiiresti oma kirjalikele küsimustele. Olen püüdnud 2 korda selle 3 aasta jooksul seda parandust sisse viia põhimäärusse ja mul ei ole see õnnestunud, võib-olla nüüd õnnestunud. Aga tee palun uuesti ettepanek. Nii, ja ma tegin. Ja teine on, punkt 2 on põhimääruse terviktekstis. Peaks välja jätma paragrahv 44 lõige 3, sest see ei puutu enam asjasse. Jutt on menetlusteenistuse juhataja pädevusest, mida menetlusteenistust kui sellist meil enam ei ole. Ja kui me nüüd võtame vastu uue tervikteksti, siis ta tekitab lihtsalt küsimusi ja ta ei ole asjaga seotud. Sellepärast ma küsisingi, kas kõik on lõpuni lugenud seda. Aitäh. Et ettepanek tuli siis lükata antud eelnõu järgmisele istungile. Teen siis ettepaneku hääletada selle poolt, et eelnõu järgmisele istungile.
Kas seda pole hääletada või? Seda pole hääletada vaja. Katkestame esimese lugemise. Katkestame siis, jah. No siin ei ole mitut kogemust. Siin ei ole. Kas põhimäärus saab võtta ühe lugemisega vastu? Seda lugemisega nimetada, lihtsalt on lihtsalt katkestamiseks parandaks jälle partidele. Kas komisjonid ei pea seda hindama? Mitte peab, isegi lausa peaksid, eks ole. Aga minu arust seda komisjonis küll käinud ei ole. Ma olen kahe komisjoni liige ja kummaski komisjonis me ei ole seda põhimäärust arutanud. Ma olen saanud päris mitmendal. aga saapine on üks asi arutamine teine. Jah, te pead ise arutama. Aga Aar, äkki annab mingi tähtaja, mis ajaks? Kas järgmine istung jaanuari 6 on sobilik teile? Mis ajaks? Ei, küsimus on see, mis ajaks? No ta võiks olla... Kelle lõpeb ettepanekud? Või on midagi? Ma tein kolmapäev. Ei, sellepärast, et see on kooskõlas linnasekretäri, tema peabki tegema, mitte volikogu, lihtsalt eesseisus on kõik need muudatusettepanekud, mis olid, arutas koos linnasekretäriga ja ongi sisse viidud, mõningatud jäidki kahe silma vahele võib-olla ja meil ja temal ka, et väga hea, et Liina pani tähele just menetlusteenistuses. Ja ma praegu arvan, et kõik linnasekretärile, kui on mingid mõned vaja veel arvutusi teha. No kui me tahame, et jaanuarikuuks ta läheks meil juba käiku, et siis võiks olla kuidagi või... Kuni 10. No, tõra pane, 10. No kui mida varem, seda varem. vähemalt sama tähtaeg, mis sellel eelarve, siis jõuavad komisjonid kahte asja nagu kahte Aga 13 oli, jah. 13 kuupäev. Ma saadan kõigile uuesti laiali komisjoni esimestele siis selle põhimääruse parandusteksti, et sealt saab vaja. Sellega on asi öelda. Järgmine päevakorrapunkt on meil siis Narva Jõesuu linnavolikogu 30.01.2019 määrus number 53 Narva Jõesuu linna kaasale eelarve menetlemise kord muutmine ja ettekandjaks on siis pandud volikogu liige Kai Kiiver. Saab koha peal ka olla? Tema, antud eelnõuga tekkibki see küsimus, et kunagi esitasin ma selle suvel, ma esitasin selle sisuliselt kahepunktilisena ja see, miks eelnõu on võrreldes selle varasema aega läinud pikemaks, on põhjendus, et augustikuus suunati ta rahanduskomisjoni arutusele ja mitu rahanduskomisjoni liiget tegi sinna täiendavaid ettepanekuid, samuti on täiendavaid ettepanekuid teinud mõned fraktsiooni liikmed ja ma liitsin antud eelnõusse siis kõik ettepanekud, ka need, mida ei teinud mina ise, olenemata sellest, kas ma ise neid toetan või ei toeta. Ja eelnõu eesmärk oligi siis pigem mitte niivõrd see, et kindlasti mingi punkt läbi suruda või mitte läbi suruda, mul puudub selle suhtes nagu niisugune kindel seisukoht, et milline neist punktidest peaks olema siis see, mis nii-öelda vastu võetakse või mitte, vaid pigem oli eesmärk algatada arutelu, et kuidas muuta see protsess kvaliteetsemaks, et tagada nii-öelda inimeste natuke väiksem solvumine ja natuke suurem osalus. Ja rahanduskomisjon arutas siis tegelikult küsimust detsembrikuus ja arutati pikalt ja ka hääletati neid punkte läbi, et mida toetada ja mida mitte toetada. Ja ma tegelikult, kuna suur osa punktidest ka toetust ei leidnud, siis ma olin ka nõus selle eelnõu tagasi võtma. Aga eesseisus jäi seisukohale, et me peaksime seda eelnõu siiski arutama ja otsustama, kas volikogu nagu soovib mingite muudatuste tegemist kaasava eelarve määrusesse või mitte. Ehk
siis eesmärk on lihtsalt konsensuse saavutamine ja natuke kvaliteetsem ja läbipaistvam hääletus või menetlemise protsess. Mitte niivõrd vajadus nagu üks või teine punkt väga kindlasti nii-öelda kehtestada. Ja ettepanek võib-olla võikski selline olla, et volikogu liikmed võiksid teha ettepanekuid, kas te soovite hääletada eelnõu tervikuna või hääletada punktide kaupa. Sest ma ütlen, punktid pärinevad erinevatelt inimestelt. Ja kindlasti ei pruugi olla mõistlik nagu kõiki neid punkte korraga vastu võtta. Et muutub nagu siis see protsess selle võrra kvaliteetsemaks, kui me mingi konsensuse saab. Aitäh. Liina, palun. Mul on üks küsimus ja üks kommentaar. Nii, küsimus on selline. Kas ma sain õigesti aru, et kaasavat eelarvet hakatakse nüüd menetlema üle aasta? Selle uue variandi järgi. Ja ma tunnistan, et rahanduskomisjon seda toetanud ja ütlen, et ka mina toetaks seda ettepanekut ja ka linnavalitsus ei toetanud. Et võimalik, need on kõik lihtsalt kokku kogutud punktid ja sellisena nad ei pruugi. Seda on arutatud ja tegelikult leitud, et linnavalitsus siiski ka ei pea õigeks selle punkti vastuvõtmist, sest et sel juhul me veelgi vähendame seda osaluste määra ja osaluste arvu ja samuti oli linnavalitsuse seisukoht selline, et kui peaks tekkima, siis igal aastal ikkagi eraldatakse mingi summa ja kui selgub, et tõesti suurepärane ettepanek ei mahu füüsiliselt summasse, saab linnavalitsus arutada reservfondi kasutamist või järgmisesse aastasse edasi lükkamist, kui see ettepanek tõesti on väga hea. Samas on see ettepanek, ma leian, et täiesti mõistlik, sest selle väikse kogemuse kohta, mis meil on selle kaasava eelarvega, me ei ole suutnud samal aastal kaasava eelarvega planeeritud töid lõpetada, ikkagi lähevad nad üle teise aasta. Aga võib-olla see ei oleks kõige olulisem. Ma mõtlen, et oluline oleks asja juures harjutada inimesi osalema. Et see on nagu tõesti see, et inimesed ei oleks nii võõrandunud, ei tajuks nagu seda, et kuskil keegi teine, et nad tunneksid nagu ka soovi või vajadust ise osaleda. Ma nagu mõtlen, et tehniliselt oleks nagu see parem, et need inimesi nagu agiteerida rohkem osalema. Ja siis on punkt paragrahv 4 lõige 1 muudatus, millega mina põhimõtteliselt ei saa nõus olla. Muudatus on selline, esitatud ettepanekuid hindab linnavalitsuse moodustatud komisjon. Enne hindamist ja hindamise ajal ei avalikustata komisjoni liikmetele idee esitaja nime ega kontakte. No see on juba nagu tööprotsess. Aga iseenesest põhimõte, et rahva tehtud ettepanekuid hindab ametnike komisjon, see ja teeb eelvaliku, see on täiesti vastuolus asja põhimõttega, sest ikkagi ettepanekut teeb rahvas ja hääletab ka rahvas ja hääletab iga ettepaneku. Ma leian, et rahvas peaks saama hääletada iga ettepaneku üle. Praegu sellest 2020. aasta kaasava eelarve menetluses, kus oli kaasatud komisjon, linnavalitsuse komisjon, võib teha järeldused. Komisjoni valik ei tarvitse olla see, mis on rahvavalik. Sest komisjon lähtub ikkagi oma huvidest, linnavalitsuse töökorralduse huvidest, aga rahvas tahab võib-olla hoopis midagi muud. Sellepärast ongi vajalik, et rahvas saaks hääletada kõik ettepanekud läbi ja näidata oma suhtumist esitatud ettepanekutesse. Ja sellepärast ma ei ole siia tekkis nüüd see järgmine lõige, mis komisjonis tagasilükkamist käseks põhjendada. Praegu nad ei põhjenda. Aga et kui, sest praegune seis on täpselt samasugune, see esimene lause on praeguses, ehk siis, et hindab linnavalitsuse moodustatud komisjon. See on praeguses määruses olemas. Sinna see lause, et nad ei näe, kes on esitajad. Vähemalt hääletamise ajal nad ei näe, kes on esitajad. See tekkis menetlemise käigus sinna lisaks
ja rangelt võttes ma ütlen, tunnistan, et mina toetasin seda ettepanekut ka. Sellele ma olin ise poolt. Kuigi see polnud minu ettepanek. aga ta tekkis. Ja see, et hääletamise ajal ei tea komisjon, kelle oma oli mingi ettepanek, et see võiks olla. Ja sinna järgnev, et kui nad millegi kõrvaldavad, et kõrvaldamine muutuks keerulisemaks. Et nad põhjendavad, miks see ei vastanud siis nõuetele. Et võib-olla see võtaks natuke pingeid maha. Aga kuidas tagada, et komisjoni liikmed ei saa teada esitaja nime kontakte? Kuidas see tagatakse, kui on linnavalitsuse komisjon, kõik on seotud, kõik on avalik, tuleb mingi taotlus, kohe, kellelt taotlus tuli? Asi vaidlust registris. Kuidas, mis märkid seda juurde paneb? Registrisse jõuda ja avaldada neid andmeid. 3-5 inimest vähemalt. Keegi niikuinii näeb. Niikuinii näeb. Mul on hea. Komisjonist rääkides, et sinna tegelikult kuuluvad nii linnavalitsuse esindajad kui ka kogukonna esindajad. Ei ole päris nii, et see on ametnikest koostatud komisjoni koosseis. Teiseks, miks mõned ettepanekud ei läinud töösse või ei läinud hääletamisele? Kas või üks ettepanek, mis oli sel aastal esitatud. Ujuvad purskaalud, Narva Jõesuu tiibis, kõik. Okei, paneme hääletamisele. Mis siis toimuma hakkab? Kui see idee saab kõige rohkem hääle, me oleme kohustatud, eks ole, elu viima. Aga kuidas me viime ellu, kui selle ettepanekuga ei ole esitatud ühtegi hinnapakkumist? Kust me teame, kui palju see maksma läheb? Ettepanek algusest peale ei olnud põhjendatud. Teine ettepanek oli suht sarnane linnakellar seal sissesõidu juures. Täpselt samamoodi, lihtsalt asukoht ja idee ja 3 tegid kõik liitumised, selle rajatise maksumus, mitte midagi. Okei, paneme hääletamisele ja mis siis toimuma hakkab? Pärast selgub, et see maksab üle 100 000, kust me raha leiame? No see ongi põhjuseks ära, aga see oligi põhjendatud protokollis tegelikult, miks ei läinud edasi, sest algusest peale antud ettepaneku ei olnud esitaja poolt põhjendatud ja ei vastanud kõikidele korrale. Ja nii lihtne see asi ongi. Eelmisel aastal oli täpselt samamoodi üks ettepanek linna rannaterritooriumi koristamine. Kuidas me sellega mängima hakkame? Mina saan aru, et kaasav eelarve on eelkõige ideekorje. See ei ole mitte tegevusplaan, vaid see on ideekorje. Ja seda kõige paremat ideed näitab rahvas oma häältega ära. Vabandage, meie korras on kinnitatud tingimused, mille alusel läbi vaadatakse kõik ettepanekud ja otsustatakse, kas vastab nõuetele või mitte. Kui vastab nõuetele ettepanek, siis avalikustatakse ja tema eest hääletatakse. See on kirjeldatud meie korras, teie poolt kinnitatud. No praegu me seda korda muudame. Seda me arutamegi. Selle paragrahvi muuta. Seda võib mitte, jah. Et lähme edasi. Selle paragrahvi kohta, jah, mis kirjeldab nüüd siis tõesti nagu idee sisu ja tehnilisi nõudmisi, selle kohta jah, ei tekkinud ühtegi ettepanekut täpsustada või muuta. Mis ei ütle, et keegi ei või neid midagi teha, eks ole. Volikogu istungi võib teha tegelikult mida ettepanekuid, aga jah. Ma võin enda poolt tähendada, et tegelikult meil olid ka sellised juhtumid, näiteks need samad universaalsed spordiväljad. Läbi selle kaasava eelarve esitati, eks ole, aga oli näha, et meil niivõrd palju raha ei ole. Ja mis me siis tegime? Me panime järgmise aasta eelarvesse need numbrid ja 3 väljakut on meil tänase päeva seisuga rajatud. Nii et see on ka alternatiiv. Andela, palun. Kui me räägime realiseerimiseks, siis meie korras on ka olemas paragrahv 3, lõige 6, kui õigesti mäletan, ja seal on kirjutatud, et kaasava eelarve objekt või tulemus realiseeritakse 1 aasta jooksul.
võib-olla kirjutada 2 aasta jooksul, sest kui tulemus puudutab investeerimisobjekti, siis on selge, et 9 aastat ei jõua lihtsalt, et nõutakse täiendavaid tööde tegemist, näiteks koha valimine ja projekti koostamine, kooskõlastuste võtmine ja nii edasi. Sellepärast mulle meeldibki see muudatus number 1. Number 1 ei puuduta absoluutselt, milleks ma rääkisin. No see puudutab seda, et tehakse üks kord 2 aasta jooksul kaasava eelarve esitlus. Eelarve koostatakse 9 aastat, see on koos. Aga kui vaatame seda paragrahv 1 lõige 6, ehk siis vaata, ära liiguta midagi, vaata see alumine rida kohe tuleb, et rahva väärt, no see 10% ühesõnaga, et alates 16-aastased. Et siin võib-olla see paneb paika, et on praegu andmeid, et kui palju praegu on osalenud, nii kaua kui see kaasa eelarve on olnud. Et kas see võib-olla pärast ongi, et sul 10% nii palju rahvast ei olegi? Ei, mitte mingil juhul ei saa 10%, sest meie inimesed ei... Siis ei olegi probleemi, siis on 5 aastat, rohkem ei olegi, see viimane kord oli sel aastal. Ja, see on kõige reaalsem. Ka see pole mingi aamen kirik, kus me võime seda punkti ju mitte hääletada sisse. Meil on... Jah, linnavalitsuse istungil täiendavalt arutasime, me kirja ei pandud, aga arutasime omavahel, et tegelikult vaatasime ka, et mõnedes omavalitsustes on see asi korraldatud nõnda, et iga aasta sügisel enne järgmise aasta eelarve arutelu toimub niinimetatud ideede korja või erinevate ettepanekute esitamine, siis ajutine komisjon otsustab, pärast toimub hääletamine nagu meilgi, eks ole, ja lõplik number, idee, mis võitis ja selle ideega seotud hinnapakkumine või see hind pannakse järgmise aasta eelarvesse ja järgmise aasta jooksul alates eelarve kinnitamise hetkest läheb see idee realiseerimisele. See võiks olla ka variant, siis jõuab. Kägi sõna palun. Ma arvan, et see 10% tuleb ära võtta, eelmine aasta hääletas 43 inimest. Kõige rohkem oli siin nagu eesus vist üle 100 natuke. Tähendab, et nulli võiks ära võtta, 1% võiks ikka ära. Et eelarvekomisjon tegi ettepaneku jätta välja punkt 1, punkt 2, punkt 3. Punkt 3 teha muudatus, et objekt ei ole mitte pargi 2, vaid aia 1. Ja punkt 6 ka välja jätta, kuna see on natukene põhiseaduslik riive. Et kuna on olemas nüüd ettepanek, siis me peame läbi hääletama siis eelarvekomisjoni ettepaneku. Mul on ettepanek eelnõu suhtes. Mul on ettepanek teha nii, nagu me tegime põhimääruse eelnõuga, et paneme need parandused kõik kirja ja saadame saadikutele veel korraks läbi vaatamiseks. Ja võtame selle määruse vastu järgmisel istungil. Kui linnavalitsus näiteks sooviks ka teha ettepanek, siis oleks see ju tervitada tegelikult. Soovite? See ei ole isegi ettepanek, see on pigem, siin on tegemist pigem uue korra kehtestamisega, pigem jah. Järgmise aasta kaasav eelarve projekt menetletakse nii nagu praegugi, eks ole, ja juba järgmise aasta sügisel toimub siis ülejärgmise aasta kaasava eelarve menetlemine või ideede korja. Ja siis, kui idee on valitud, maksumus on teada, siis see maksumus pannakse ülejärgmise aasta eelarve. Aga kas te soovite teha see uue eelnõu? No meile tundub, et see on meie jaoks paindlik. Aga ma olen selle juhul nõus, et võtame selle eelnõu tagasi ja ootame teie uus eelnõu. Aga siis järgmisel aastal kasvava eelarvega. Kehtib olema. No see juhul muidugi tekib küsima, kas te soovite mõnda nendest, kas volikogu enamus soovib mõnda nendest muudatustest hääletada või sisse viia või mitte, et see õige ettepaneku nad tagasi võtta. Et ma võin kogu selle ettepaneku tervikuna tagasi võtta, kui me nagunii teeme järgmises aastas, aga Aia tänaval me peame ikkagi... Muudame ikka siis Aia tänava ära. Mitte midagi ei juhtu, see on see pargi 2. Miks see midagi ei juhtu, kui ta selle 1 aasta selle vana osale. Nüüd me kohale ei juhtu. Nii,
et kui meil jääb protokolliline otsus, et linnavalitsus esitab meile tervikuna uue eelnõu, siis ei ole mõtet seda vana parandada. Jääb nii. Nii, aga üks tähelepanek on, kui hakata see linnavalitsus, mida Asjale praegu ütled, eks ole, et ikkagi ta on, kaasav eelarve peab olema ikkagi nii, nagu sa ütlesid, see paragrahv 36 on ju, et ta peab ikkagi üks eelarve aasta olema. Kui sa räägid mingit eskiised projekteerimiseks, no kuule, sorry, see enam meile kaasav eelarve, see on juba mingi suurema mahulise massi, see ongi nii nagu see platsid, eks ole. Noh, et see ongi võib-olla, noh, tuleb ikka asjad väiksem tulema, asi mitte selline, et ei teaks toomine teha. Ja võib-olla siis arvestada, aga millised nendest ettepanekutest, ma ise enam ei mäletagi, rahanduskomisjonis heakskiidu leidsid. Midagi seal heakskiidu. Jah, midagi seal oli. Jätta välja punkt 1. 4 ja 5 jäävad. 4 ja 5 jäävad. Punktid 4 ja 5 jääksid sisse. Et linnavalitsus oma uut eelnõu koostades lihtsalt siis arvestaks, et need 2 ettepanekut on komisjoni heakskiidu saanud ja oleksid ka uues määruses sees. Jah, see on vastutud. Jah, aitäh. Aitäh, ettekandja. Järgmine päevakorrapunkt on Narva Eesti linnavolikogu arengu komisjoni aruanne. Aruanne nüüd 2018 kuni 2020 aasta komisjoni tööd. Ja siis ma loen ette, see on väga lühike. 2018 aasta menetlusime 23 eelnõud, sellest 6 komisjoni poolt esitatud küsimust arutasime, 2019 aasta 21 eelnõud ja 1 komisjoni küsimus, komisjoni liikme küsimus. Ja 2020 aasta 22 eelnõud. Kokku siis 66 linnavolikogu eelnõud arutasime. Ja 2 koosolekut või kahasse majanduskomisjoniga ja 3 siis keskkonna- ja kalanduskomisjoniga. Osalemisprotsent on 67, noh, pluss miinus 1. Et igati asjalik komisjoni koosolek. Küsimusi mulle on. Ja mitu eelnõu komisjon ise algatas? Komisjon algatas, kui ma eksis, algatas ainult enda poolt 1. See tegin mina, aga see kahjuks ei saanud volikogus heakskiitu ja see lükati tagasi. Mis eelnõu see oli? See oli, kui ma eksin, siis ta oli seotud sellega heakorra kaugiskodu. See lükati tagasi, kuna ta ei olnud eriti küps selleks. Veel küsimusi? Ma näen, et kuidas hindasid oma töö komisjonile? Hindeks või? No kuidas hindad komisjoni esimene oma töö? No täitsa niisugune normaalne, sest osamise protsent oli oleneb just sellest, et oleb vist tundub, et mis aastaga oli. Suvel kevadel rohkem, talvel nagu vähem. No 10 pallisüsteemis, kuidas sa töö? 3 plussiga. 10 pallisüsteemis? 10 siis kõik kuskil on 6. Okei, see on korra. Jah, rohkem kui 5. Et kui mulle küsimusi rohkem ei ole, siis järgmine päevakorrapunkt on siis... Aga mul on üks küsimus oleks. Ma saan aru, et teil on nagu väga palju ühiskomisjone, kalandus... Võib-olla nüüd, kui on saabumas selle koosseisu viimane aasta, kas seda ettepanekut või küsimust ongi mõtet, aga kaalumiseks siis see, et kui on nii palju ühisteemasid, kas ei ole mõtet tulevikus moodustada lihtsalt üks ühiskomisjon või jah? Tegelikult see mõtet ma arutasin ka, aga see on väike probleem sellega, et komisjonid koosseisud lähevad hästi suureks, et on kuskil oma 25-30 inimest. See on ikkagi üks ruumi leidnud, et suht raske. Ma ei ütleks, et kalanduskomisjonil ja linna arengukomisjonil on väga palju ühiseid juurdepunkte. Meil on ikka rohkem kalanduskomisjon on ikka rohkem keskkonnaalased küsimused. Linna arenduskomisjon hoopis midagi muud. Ja, aga raske oli küll, et ühte komisjoni ma juhtisin ka ja sealt ikka kohe oli näha, et ikka erinevad komisjoni liikmed mõtlevad hoopis erinevad. Kui me mõtleme majanduspoole peal, siis mõtleme rohkem keskkonna poole peal. Aga õnneks nagu, see ongi hea, et kõik juba vastas mõtleb. Vot, aga lähme siis viimase päevakorrapunkti, milleks on siis Narva Eesti linnavolikogu revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaani kinnitamine. Et Raida
läheb äkki sõna. Tere kõigile. Revisjonikomisjoni tööplaan on kõikidele jagatud, võib-olla keegi soovib midagi lisada, küsida. Sest mina vehkisin kuni detsembrikuuni välja, pärast komisjonis tulime kokku ja tuli meelde, et oktoobris tulevad valimised. Eiki, ma küsin. Küsige. Ja ma ei ole vahepeal järginud päris täpselt, et kas Narva-Jõesuu sadam on meil aktsiaselts. Ei ole. Sihtasutus. Mis ma panin? Aktsiaselts, okei. Ja siis teine punkt kohe järgi, et tervekontrolli teostamine, no see on tähendab siis eelmiste perioodide revisjoni. Jaa, selle aasta. Aga see on nagu, kas liiga üldsõnaline ei ole, et kas on mingid konkreetsed objektid või paneks objektid ka või ei ole või? Praktiliselt vaatame kõik aktid, mis meil olid koostatud üle. Ja sealt valime need, kus olid puudused. Aitäh. Ja linnavalitsuse vastuseid tšekkime ka, millele saime ja millele ei saa. Seal, kus puudused ühesõnaga olid, jah? Jah. Seal parandab siis. Joo, parandab tehtud, et seda me peame hääletama, kuna volikogu komisjon. Ja, kiidan. Et teie ettepanekud kinnitada antud eelnõu, milleks on revisjonikomisjon 2021. Oled sa kindel, et sa hääletama? Aga me peame volitama. No selleks peab hääletama. Protokolliline otsus peab olema. No selleks peab hääletusele vaja. Kui keegi ei ole vastu, siis nii ta läheb. Joo. Nii, et eelnõud on siis tänasest läbi. Kas on volikogu liikmetele küsimusi? Yes. Veiko vahel. Mul on üks küsimus. Ja Veiko. Mis eluline vajadus praegu oli siis 30. detsembril kell 2 pandeemia ajal kohale pärusta volikogusse selle päevakorraga, kus oli komisjonis punkt enamus, üks tuli maha ja oluline punkt oli eelarve. Mis see põhjus nagu oli? Põhjus oli see, et me saame ikkagi jaanuarikuus eelarve vastu. Nii, ja mis meil keelab jaanuarikuus eelarve vastu? Peab olema 2 lugemist, tähendab peab tegema 2 istungit. Mis me võiks jaanuaris teha 2 istungit? See on minu eelmise otsus, nii et mina nagu ei saa. Ei, ma küsingi volikogu arvamust, et mis oli see põhjus, et me pidime siia kasutama pandeemia ajal. Kui olukord veel jaanuaris. Et me ei tea, mis tuleb jaanuaris, eks ole. Peale pühi ma arvan, et see viirus kindlasti tõstab pead igal pool rohkem, et äkki me peame istuma juba siis 5 meetri 2 meetri. Ma soovitan veebi teed teha, ma arvan, et kõik oskavad kasutada Skype'i või muud, et me ei tea kohta. Eelarve nagu ei tahelike riskide läbi teevinud. See on mida kohale tuleb. Millega riskitakse siis volisüsteem kasutusele võtta, kus on mingi kaasa ja kaudu sisenemine pluss salajane hääletamise võimalused, millega ta riskitakse? No siiamaani koksjal on siiski õiguse teha läbi, ütleme, veebi niisuguseid tõsiseid asju. Ja samas meil on ka põhimäärus kinnitama, mis annab sealt meil omakorda õigust. Inimeste tervised on olulisemad. Ja põhimäärus on lausa isegi olemas paragrahv selle kohta, et meil on õigus läbi ikkagi läbi interneti teha koosolekuid, istungeid, eks ole, ja mis moel toimus, ütleme, see hääletamisprotsess ja eelnõude menetlemine. Kui küsimus on ainult eelarvega, siis saab selle ära võtta, vastu saab võtta. 13. kohtist ettepanekuid on ja noh, istung ära teha. Ettepanekut saata kuhu? Rahanduskomisjoni või volikogusse? Linnavalitsusse, jah. Uue korra järgi läheb linnavalitsusse. Et järgmine istung on meil siis 27. jaanuar. Kõigiliste kohal. Viimasel kolmapäeval. Ja omalt poolt ma soovin teile siis head aastat. Ja üldse istungi läbi. Kas on mingit informatsiooni olukorrast puudu?